Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Tore, et olete jälle meiega. Ma täna täpselt 100% ei tea, kuna tavaliselt valmistan episood ette mina. Mitte alati. Mitte alati, aga tavaliselt. Siis täna see episoodi valmistas ette Brenda. Nii et mina ei teagi, mis Ma juhtuma tegelikult hakkab. ma ei tea, kas ma ütleks, et ma olen selle ette valmistunud. Selles mõttes, et tavaliselt teemad või sellise nii-öelda kondikava, mis me järgmise kuu jooksul teeme, panen mina tavaliselt kirja episoodid või siis me arutame need omavahel ja siis nüüd näiteks ma esimest korda saatsin ka, ma ei tea, miks ma varem seda teinud ei ole, ma saatsingi meie chati, kus on Katrin ka, et on siis teada, mis vlogid või episoodid on tulemas. Et kõik, mis on nagu, mida teie meid küsite, näiteks kõik, mis Seda on valmistab Instagrami kõik asjadega, ette. seda ma valmistan ette. Aga et ei kõlaks, et me valmistame episoode hullult ette, siis tegelikult on see, et me arutame omavahel, et me ostsime korteri, räägime korteri ostust. Ja See on meie ettevalmistus selles mõttes. Kui me teeme reageerimise episoode, seda valmistad sina ette, aga Just. rohkem tegelikult meil ei ole episoode, mida me ette valmistame tegelikult. Ja. Aga kuna me täna teeme siis episoodi, meil kami hakkas puhuma. Loodan, Sooja. peale ei ole, ei jää. Jah, meil on talv, ma istun uudis siin, nagu te näete. Ja. Hans on T-särgis. Tal on vähemalt paksud sokid jalas, aga me juba boonus episoodis sellest räägime, et ärme rohkem räägi. Ja. Igal juhul, mis me mõtlesime, et meil on siin tulemas, viimasel ajal on olnud sellised suured teemad, korteri ostud, värgid, särgid, Äri. Soolehe teemad ja muidugi teie ja minu üks lemmik reageerimise episoodid. Ja mõtlesime, räägime lihtsalt juttu, aga juba keeruline on lihtsalt hakata õhust mingid teemasid võtma ja juttu rääkima. Ja mul on nüüd nagu 2 teemat, mis on mul siis nagu välja toodud siia, mis teemadel me võib-olla täna natukene räägime, Hans ei tea. Ja siis Mulle mõtlesin, öeldi, istu maha ja hakka rääkima. jah, et räägime natukene, siin on nagu justkui välja toodud, et too 10 asja, mida me oleksime tahtnud 20-aastaselt teada. Aga ma arvan, me võib-olla päris niimoodi seda välja ei too, vaid me räägime võib-olla, et me saime siin värskelt 30, me sellest oleme siin rääkinud, on ju. Et siis, et räägime natuke võib-olla sellest, mitte nagu see, et mis ma nüüd kõikidele 20-aastastele nõu annan või midagi sellist. Kuulake nüüd vana meest. Mida ma ise endale annaks ja see on jällegi siuke, et tegelikult kas sa 20-aastaselt oleksid selle vastu võtnud, ma ei tea. Arvatavasti mitte. Arvatavasti mitte, sest nad ju kõik kuulevad seda. Ja teine asi, asjad, millele me 30. eluaastatel lähenedes ümber mõtestasime. Ehk siis asjad, millel on hästi nagu teistsugused tähendused, võib-olla viimaste aastate jooksul tulnud. Ja ma ei taha öelda, et siin just eelmine episood rääkisime, või tähendab boonusepisoodis rääkisime kuskil veel, et ma hästi palju nagu rääkinud nendest numbritest, nendest, mis on 26-aastane, 18-aastane, ma ei tea, 30-aastane, et tegelikult see on lihtsalt üks number. Jah, vahet ei ole. Aga mingil määral, mingid etapid me kõik teeme läbi, on need siis varem, on need hiljem, et lihtsalt sellised nagu elulised asjad, et mis on õnn, päris sellest me rääkima ei hakka, aga võib-olla lihtsalt, ma ei tea, nagu mingisugused sõprussuhted, mis võib-olla kunagi olid, mis nüüd tundub, et on nagu tähtsam. Ja need asi. Absoluutselt ja vahet ei olegi, et otseselt ei olegi vahet, jah, see 20 ja 30 nüüd, et sa 30-selt, kõik 30-sid on targad ja 20-sid ei ole, mitte see, aga ikkagi inimene ju läbi mingisuguse muutuse. Et ma 10 aasta pärast loodan, et ma ei ole täpselt samasugune, siis oleks suht pettumus ju, kui sa oled täpselt samasugune inimene 10 aasta pärast. Ja et see kõik ei läheks nagu liiga tiibiks ja selliseks ära, siis meil on täna episood kõige miks koos. Kõige miks. Kas sa tead, mis see tähendab? Kõige miks. Kõige miks. Kõige miks, mitte miks. Jah. Ei, kas sa tead, sa ei saa aru, mis ma räägin? Et mis tähendab kõige miks või? Jah. Et meil tuleb kõige miks episood. Jah, see on nagu mega miks kõik koos. Jah, kas sa oskad arvata, millest me nüüd alustame siis? Et kui me miksime või? Jah. Et ma just tutvustasin erinevaid teemasid. Alustame nendest asjadest, jah? Ei, me ei alusta nendest teemadest. Ma räägin, et need teemad algavad. Me räägime nendest teemadest ja et ei läheks liiga tiibiks. On jah, kõik see. Siis me teeme megamiksi episoodi. Nii et meil tuleb midagi veel. Midagi tuleb veel. Võtta taskus telefon.
ja meil on, okei, nüüd sa pettud täiega. Meil on mõned lood, mida sa oled varasemalt välja valinud reageerimise, kas ma olen sitapea küsimuse osas, nii et Me ei ole kunagi reageerinud, kas ma olen sitapea ei, asjadele. mis see siis on siis? Kas ma reageerin üle? Sellepärast, et sa vist mingis episoodis ütlesid kellegi kohta, et ta on sitapea, nii et sellepärast ma vist. Aga ma ei tea, et meil oleks. On küll. Kus me viimati tegime seda? Sinna jäi mingi üks kiri. Võimalik, et see on see, mida mina pidin ette lugema. Kindel, et jäi või? Jaa. Ma mäletan, et jäi. Ma veel tahtsin teha, siis ütlesid, ei, me paneme episoodi kinni. Ei. Okay. On küll üks lugu. Nii et ma mõtlesin, teeme selle ühe loo siia, võib-olla tuleb sealt mingid huvitavad jututeemad. Megamix, eks ole, et ei ole üks ja teine. Miks mitte Megamix, mitte episood. Ja siis räägime nendest teistest tõsisematest teemadest ka. Kas me alustame siis, millest Megamix algab? Sellest algab Megamix. Sellest algab, sellepärast ma ütlesin, võta välja ja hakka pihta. Niimoodi Brenda tavaliselt ütlebki mulle. Võta välja ja hakka pihta. Lõpeta ära. Nii. Oota, aga siin on päris mitu tükki. No võt, siis saamegi teha praegu ühe ja pärast teise. Ei, meil on siin päris mitu tükki, jah. Ja ta ütles, et ei ole ühtegi. Ja, ma ei tea. Miks me eelmine episood nii vähe tegime? Ma ei tea. No siis sa ütlesid, et sina rohkem ei viitsi teha, nii et siis me lõpetasime ära. Vabandust, armsad, miks mitte kuulajad. Aga vahest olen ka mina väsinud ja ei jõua. Kuule, hakka pihta nüüd. Tavai, ma loen ette. Kas ma reageerisin üle, et jätsin oma mehe maha, kuna tema sõber tegi mulle seahääli? Ei lugenud sellist ette, on ju? Ei. Minul ja mu abikaasal on esimese abielu aasta jooksul olnud terve nimekiri probleemidest, millega proovime tegeleda. Issand, see tundub nii kurb. Ma loodan, et meil peale esimest abielu aastat ei ole terve nimekiri probleemidest. Vabandust, juba... Üks neist on see, kuidas tema sõbrad minuga räägivad ja minust räägivad. Sellest on saanud korduv teema, et kui oleme tema sõpradega koos, siis mingil hetkel tehakse minu kaalu kohta nali, sulgudes ja ka muid nalju. Mind ei häiri, kui nad kutsuvad mind Timmy Turneriks, sest et mul on suured esihambad. Mind ei häiri, kui nad teevad nalja mu huvide või muusika maitse üle. Aga mul on autoimmuunne neeruhaigus, mis diagnoositi mul 2024. aastal ja ma alles harjun sellega, kuidas minu keha mõjutanud on. Ja ma alles harjun sellega, kuidas see mu keha mõjutanud on. Lühidalt öeldes, mu mees ja tema sõbrad olid hiljuti koos ning ma sõin jäätist, kui üks tema sõpradest ütles mulle, lõpeta söömine ja hakkas siis minu suunas seahääli tegema. See tegi mulle haiget. Ilmselgelt. Üks teine tema sõber ütles kohe, et see pole okei. Aga siis hakkasid nad kõik mulle seletama, et kui see mind nii väga mõjutab, peaksin lihtsalt vastu norima. Vastasin, et ma ei tunne vajadust nende tasemele laskuda ning ütlesin, et mu abikaasa peaks mind kaitsma. Nad kõik naersid mulle otse näkku. Ja tasub meeles pidada, et see on kestnud juba mõnda aega. Olen palunud oma mehel mind kaitsta, olen rääkinud talle, kuidas see mõjutab mu enesehinnangut, läksin isegi nii kaugele, et pidasin mitu kuud tagasi täiesti organiseeritud vestluse selle sama sõbraga, kes seda tegi ning palusin tal lõpetada minu keha üle naljatamine. Nii et see pole mu abikaasa jaoks mingi uus info, et see mulle halvasti mõjub. Olen umbes 200 erineval viisil öelnud, et see pole minu jaoks okei. Mu abikaasa ei kaitsnud mind ega rääkinud sellest olukorrast isegi järgmise 2 päeva jooksul, kuigi ma tõusin kohe püsti ja lahkusin pärast seda olukorda terveks päevaks kodust. Praeguseks ei tee mulle haiget ainult see olukord ise, vaid veel rohkem see, et mu abikaasal oli täiesti mugav lasta mul olla naljaobjektiks ruumis, mis on täis tema sõpru. Nii et ütlesin talle, et olen kaotanud austuse tema vastu ja ka meie suhte vastu ning kuigi see teeb haiget ja ma armastan teda väga, pean sellest suhtest lahkuma. Nüüd räägib ta meie ühisele sõpruskonnale, et ma olen tema vastu õel, kuna tahan suhte lõpetada. Kas ma reageerin üle? Ja siis me imestame, miks koolis ja igal pool on mingid kiusamised ja asjad, vaata, et nagu täiskasvanud inimesed.
ma ei oleks arvanud, et sa et sa alustad mingi korvus. ja me üllatume, et koolis on kiusamine selle loo peale. Jah, nagu Mhm. täiskasvanud, nagu kui inimene on abielus, ta peab olema täiskasvanu vähemalt Mhm. ju. Ehk siis nagu täiskasvanud, et see on seesama asi, et see kiusamised ja mingid siuksed asjad, mille vastu väga ju tegeletakse, et see ei ole okei, on ju. Või nagu tegelikult see ei ole niikuinii okei, ma lihtsalt räägin, et sellest nagu üritatakse ju võimalikult palju neid, oota, sorry, mul on mingi karv silmas. Kas kutsume kiirabi? Ei, ma vist sain ära. Et kus see kiusamine asjad tulevad, ma ei ütle, et see alati tuleb kuskil kodust, mis iganes, aga täiskasvanud inimesed kiusavad üksteist. Nagu see ei ole normaalne. Nagu, ma ei kujuta ette, et Jah. Tögamine on fine. kuniks ei tee haiget teisele inimesele. Jah, kuniks ei tee haiget või kuniks kõik osapooled on nõus Jah. tögamisega. Tögamine on fine, Jah. aga see ongi, et mingil hetkel tuleb ka tögamisele piirete. On inimesi, kes on tundlikumad selliste asjadega. Absoluutselt. Aga nagu kui ja see nagu mul tuli nii palju erinevaid mõtteid. Ja see on nagu teine mõte sellega, et ma olen nõus, et inimesed peavad liikuma, inimesed peavad trenni tegema, inimesed peavad head välja nägema, kõik see osa. Ja väga palju seda propageeritakse igal pool sotsiaalmeedias ja igal pool, et umbes sinu keha räägib, et umbes see, mida ma näen, sinu keha räägib sellest, millist elustiili sa elad. Siis jällegi kõigega elus on meil erandeid, aga tegelikult päris nii ei saa, päris nii need asjad ei ole. Et tegelikult on väga palju inimesi, kes on mingisuguste ravimite peal, kellel on mingid haigused, alati ei pea haigused olema. Tihti ongi mingisugused tihti võibki olla mingisugune ravim, mida sa võtad, mille pärast sinu kehakaal tõuseb, sa võid käia 7 päeva nädalas trennis, sa võid toituda ülihästi, aga sa ei saa seda kontrollida. Just. Ja seda enam ei tohi teha teiste inimeste keha üle nalja. No, et nagu tögamise mõttes ka on nagu, et kuskilt jooksevad piirid ja minu meelest jookseb piir inimese nagu, et jah, ma saan valida mingil määral, kuidas ma täna mingeid asju mõtlen, kuidas ma mingeid asju teen, kas vaimsel tasandil mingil määral on ju, kuigi seal on ka jälle omad mingid teemad, aga suures pildis ma ei valinud, ma ei tea, seda nina või neid kõrvu või neid selliseid juukseid, ma sündisin sellisena, ma ei saa mitte midagi sinna teha, mis sa naerad? See, et sa valinud sellist nina. Me ei räägi sellest, aga põhimõtteliselt ma arvan, peaks rääkima ei. Ja et point on lihtsalt see, et inimesed ju ei vali kunagi ühesõnaga. Inimeste vali, millised nad välja näevad. Jah, ma ei ole valinud omale, ma ei tea, selliseid küüsi on ju, nagu mul siin on, et näiteks mul on küüned kasvavad viltu. Et kui ma peaksin panema omale pikad, kunagi olid vaata need pikad mingid akrüülküüned moes. Sul on viltu. Siis mul on viltu need, kui ma paneksin pikad küüned. Näed, ja mida sa naerad, eks ole? Et nagu, sest mul on nagu viltu need. Küüneplaat on viltu. Mis ma teha saan? Ma ei valinud seda. Ma kunagi vaatan, ma kunagi mõelnud, et kas mul küüned on sirged või ei ole. Ja tead, ma saingi selle siis teada, kui ma panin pikad küüned, ega ma ka enne ei pannud tähele. Sest ma kunagi närisin küüsi ja siis mul olid nagu kogu aeg, kui ma väike olin. Närisid viltu need või? Ei, ma närisin küüsi. Niimoodi sikutasid? Ei, ma närisin küüsi, ehk siis mul ei olnud kunagi pikad küüned, ehk siis ma kunagi ei pannud tähele, et mul võiksid olla viltu need küüneplaadid või midagi, sest mul oli kogu aeg nagu naha vastu nahka see küüs. Küüs ei olnud kunagi pikem, saad aru. Ja siis ma vist kunagi panin pubekas, ma olin mingi alakas, mina ei tea, panin need pikad küüned endale ja siis oligi see, et need olid nagu viltu. Ja praegu ka. Isegi mina ei teadnud seda sinu kohta. No vot, nüüd said ka teada. Ehk siis tegelikult praegu ka, kui ma viilin oma küüsi, nagu mitte kõik küüned, üks nimetissõrm on see või? On veits viltu ja nagu ma viilin seda niimoodi, et nagu ta näeks hea välja ja ma muidu ei valiks omale viltust küüneplaati. Ja see on kõige mõttetum asi, keda huvitab, selles mõttes see ei ole mingi probleem suures pildis, et inimestel on, ma ei tea, mingid muid nagu muresid või probleeme, mis neil päriselt on, et see on lihtsalt nagu üks loll näide lihtsalt. Aga see ongi see, et
kuskilt jooksevad piirid, et tögamine on fine, kui see on mõlemale osapoolele fine, aga et tögamisel jooksevad piirid ja mina arvan, üks väga kindel ja selge piir on see, et teise inimese välimuse kallal ei nokita. Ükskõik milline, et eriti näo-naha teemad, mingid nahateemad, vaata inimestel on akned, asjad, sa ei saa seda kontrollida, kas tõesti keegi kontrollib, et kas mul on punnid näos või ei ole, vaata. Ma olen nõus 100%, aga no ongi, minu jaoks on see, et nagu, et kui see on kahepoolne, siis võib. Nagu, et noh, et kui ja inimene, kes teeb iseenda üle nalja oma keha või välimuse kohta, siis see jällegi minu meelest, et tema teeb seda nalja, ei tähenda, et teised võivad teha. Jah. Nii et ei, mina igatepidi, inimese keha ei või kritiseerida ükskõik mis situatsioonis. Ja. Aga no ma arvan, et nalja ei tohi ka teha. Jah, et kui mõlemad osapooled on nagu nõus, siis võib. Aga pigem mõistlikum enamus olukordades on see, et me ei tee. Sest et ma räägin, see üksteise mõistmine, see võib-olla tuleb siis, kui sa oled olnud 20 aastat sõber, vaata, et siis sa tead, kust jooksevad teie piirid seal suhtes, on ju. Nii et, aga ma arvan, et see on hea rusikareegel on jah see, et inimeste välimuse osas ei tee me nalja. Ja kogu aeg tuleb tagakuklas seda mõelda, et sa ei saa inimese välimuse järgi panna teda nagu mingistesse lahtritesse umbes, et ta on kehva elustiiliga ja ta ei või jätist näiteks süüa või mingid sükst asju. Et nagu sa ei tea kunagi, mis seal taga on. Inimesel võivad olla, ma räägin, inimesed söövad ravimid, mis ma ei tea, võtadki nädalaga mingid kilosid juurde ja nii edasi. Et see nagu minu meelest väga süke suur ja jõhker teema juba nii samagi. Ja rääkimata sellest, et sinu abikaasa sõbrad seda teevad ja su abikaasa ei seisa sinu eest välja või ei, nagu et seal igasugune austuse puudumine. See ei ole nagu kuskilt otsast normaalne. Et selles mõttes ongi, seal on jah mitu nagu veidrat asja. Esiteks, et see sõber nagu, kui nõme inimene sa pead olema, et nagu isegi kui sul oligi see algne tunnetus on ju, ma ei tea, üldse seahääle tegimine on nagu juba mingi, see on mingi next level kraam, aga võib juhtuda, et teed kohatu nalja. Võib inimestel juhtuda muidugi. Jah, aga esiteks see, et sinuga on räägitud ja seda edasi, siis sa oled lihtsalt nõme inimene ilmselgelt. Aga veel nõmedam on jah see kaaslane, kes lihtsalt, et kui sa oled öelnud oma kaaslasele ka, et see ei sobi mulle, see tekitab minus halba enestunnet, siis nagu, come on. Ongi vaata, oleks seal olnud kogu see olukord ja nii, et ta ei ole rääkinud nende inimestega, äkki need inimesed lugesid valesti teda kuidagi, et äkki nagu võib olla, et inimene ise teeb ka nalja ja ta kui sa ei ole öelnud, et sulle see ei meeldi, et siis ma ei tea, on ju, nõme ikka selles mõttes, aga seda enam ja seda nagu kiusata, see on reaalselt kiusamine. See on kius, jah. Jah, täiskasvanud inimesed. Ma ei tea, jah, see on väga veider. Jah, ühesõnaga, ma ei tea, mis mees see on, kes nagu laseb oma naist oma sõpradel, tema kuuldes oma naise kallal ilkuda, samal ajal kui naine sööb jäätist ja teha mingit seahääli. Kuidas see normaalne on? Ja see ka, et nüüd ta räägib meie ühisele sõpruskonnale, et ma olen temast öelnud, kuna tahan suhte lõpetada, et nagu see on ka nii lapsik. Väga hea selles mõttes, et laiali minek ja korras. Võt. Kas võtame sealt järgmise kirja või lähme siin, mis siin tahad rääkida? No ma ei tea, Megamix, viskame midagi muud vahele, vaatame, mis Brenda Nii, mul on siin välja toodud mõned teemad, mõtleme, kas me tahame sellest rääkida või mitte. Aga 10 asja kokku tuleb. Mina ütlen 5 ja sina ütled 5. Asja, mida sa tahaksid öelda, teeme endale. Meil ei ole mõtet teistele anda. Enda 20-aastasele ja ma tean, et need võivad kõlada väga siuksed, me kõik oleme seda kuulnud ja aga vaatame, nii võib-olla sa ei võtaks 20-aastaselt seda nõu, sa saad aru sellest, aga sa ei suuda seda vastu võtta. Nii et jah, hakka pihta, korda mööda. Esimene ma ütleks, vahet ei ole. Et jah, et see ongi lihtsalt proovi, vahet ei ole. Et nagu mine proovi, ma ei tea, tahad õppida pasunat mängima, mine proovi, vahet ei ole. Mis see ikka juhtub, on ju. Tahad, mina ei tea, ma ei tule ühtegi näidet, aga igastahes lõppkokkuvõttes
me mõtleme asjade tagajärjed nii palju suuremaks enda jaoks. Ma ei tea, tahan teha tantsu TikToki videot. Mõtlen, ma ei tea, pärast keegi mõtleb, ma olen nõme. Vahet ei ole. Tänapäeval nii palju asju toimub. Vahet ei ole. Kedagi ei huvita tegelikult. Nii et lihtsalt, et ära kunagi jäta ühtegi asja tegemata, et mis see, et pärast ma jään kuidagi rumal või nii et see on see. No ma tean, et ma ei taha nüüd et ma ei hakka nagu sama sarnast mõtet kordama, ma lisan siia otsa ja siis ma ütlen enda oma. Et ma mõtlen, et siin ongi võib-olla see ka, et see tuli mul mingi hetk 20-ndates, aga ma ei mäleta millal. Et hirmus on kõiki neid uusi asju niikuinii teha, on ju. Et ongi see vahet ei ole, lihtsalt lähed ja teed, aga mõte, mis hästi palju aitab, on see, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Just. Ja mingi hetk oli see, et okei, kui see kõige hullem asi, sa mängid peas läbi neid asju, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui see on reaalselt surm, siis võib-olla peaks mõtlema, kas seda teha või mitte. Siis nüüd, aastaid edasi läinud. Surm ka ei peata enam. Surm ka ei peata, selles mõttes, et me saame surma niikuinii üks päev siin kõik vaata. Nii et lihtsalt nagu, et oleneb kui suur tõenäosus see on, kui see on see, et niikuinii saad surma 2% ja tõenäosus jääd ellu, võib-olla siis ei tasu seda teha, on ju. Aga võib-olla. Aga võib-olla, et sõltub, on ju, et see on ükskõik mis elu alal tuua seda, toome äri siia. No see tõenäosus, et sa paned räigelt raha sisse, räigelt aega tagasi, me ei tea ju. Et see on sama et põhimõtteliselt sa võid pankrotti räigelt minna, vaata, ja kaotad kõik, aga sa oled võitnud need teadmised ikka. Midagi sa ikka võidad, on ju. Et ükskõik mis näitel seda tuua. Ma ei tea, ei julge mingile töökohale kandideerida, sest sa arvad, et sa ei ole pädev selle jaoks. Aga kandideerid ikka. Mis on kõige hullem, mis saab juhtuda? Sind ei kutsuta vestlusele. Väga hirmus tõesti. Või siis sind kutsutakse vestlusele, veel hirmsam, lähed sinna kohale, veel hirmsam, võib-olla saadki selle töö, vaata, mida sa mitte kunagi poleks arvanud, et sa saad. Et me ikkagi oleme ise enda kõige suuremad takistajad. Ja seal see mõte, vahet ei ole, lihtsalt lähed ja teed. Ja kui see mõte ei aita, siis on see, et mis on kõige hullem, mis saab juhtuda. Nõus. Ja sa võid alustada sellest enam-vähem, et minu jaoks pikka aega oli see, et okei, et kui nagu on surm, siis ei tea, hirmus on ju. Aga nüüd on nagu see ka, et üks päev niikuinii sureme kõik on ju, vahet pole. Igal juhul. Aga mis minu mõte on see, et elu ei lähe mitte kunagi plaani järgi. Ja see on minu jaoks väga siuke suur asi, millega ma pidin leppima ühel hetkel. Kahjuks jah. Eriti paneb, ma arvan, et nagu sõltub, mida sa teed elus. Mingil määral sa võid väga palju asju planeerida. Eriti kui sa nagu oled seal ühes kohas, väga kuskil ringi, ei reisi võib-olla igal pool ringi ja ma ei tea, käid seal samas linnas tööl, oled seal samas kohas, siis nagu elu võib üsna plaanipäraselt minna. Aga kui sa jah, nagu ma ei tea, tahad teise riiki kolida või vahepeal ringi hullult reisida või ma ei tea, karjäärialaselt või kuidagi nagu ringi rahmeldada erinevates kohtades, siis elu ei lähe kunagi plaanipäraselt. Ja ma arvan, et tegelikult ei lähe ta siis ka, kui sa käid seal samas töökohas 20 aastat ja elad samas kohas 20 aastat ja sa ikkagi ehitad oma elu üles nagu samamoodi. Ehk siis ma arvan, et ka siis ei lähe ta plaanipäraselt. Et alati on halb aeg. Nagu mingid asjad juhtuvad, siis alati on see, et kõige halvemal ajal juhtus see. Ei võinud nagu, nüüd siis on ju. Nüüd siis tuli see, ma ei tea, X uudis. Nüüd siis on ju, et on vaja, ma ei tea, rahaliselt välja käia, võib-olla siuke asi. Ajaliselt mul ei ole aega sellega praegu tegeleda. Meil on kõik täis bukitud nädalavahetused nädala sees. Kus ma nüüd võtan selle aja, et hakata sõitma teise linna. Mul on mitu päeva aega, et ma ei tea, kuskil arsti juures käia või nagu mis iganes need näited olla võivad. Alati väljaminekud või mingisugused uudised või mingisugused muutused juhtuvad alati kõige valemal ajal. Ja see on alati, see on seesama, et elu ei lähe plaanipäraselt. Ma arvan, need lähevad nagu sinna ühte. Et lihtsalt kogu aeg oli niimoodi. Kiire, jälle. No nii loll aeg lihtsalt, mingi siuke asi juhtub. Kas ei võinud nagu paar kuud hiljem juhtuda või? Kui me tulime Aussi tagasi viimane kord Eestist eelmine aasta, siis me olime nädal aega või vähem kodus olnud, kui meile öeldi, et me peame välja kolima sealt majast või nad müüvad maja maha, on ju.
kuigi meil oli kokkulepe, et me elame seal majas kokku 4 aastat. Kõige halvemal ajal sai see üldse tulla. Mis mõttes? No tegelikult halvim aeg oleks olnud mingi november, detsember, on ju. Aga jaa. ühesõnaga, kõik sellised näited alati tulevad halval ajal ja tegelikult ei ole mitte kunagi õiget aega. Ükskõik, mis ajal täpselt need samad asjad võiks juhtuda iga nädal sul. Ikka on halva aeg. Ikka on halva aeg. Et see ka, aga plaanipäraselt mina mõtlen, mina olen olnud siuke, et kui ma tahan midagi saada, siis ma usun sellesse, et ma ei saa neid asju, kui ma sinna midagi ei tee ja ei planeeri. Et nagu me just boonusepisoodis rääkisime, et niisama nagu istud ja mõtled, et tahaks mingeid asju teha, need asjad ei sünni, et loovuse või mingi selliste asjadega otsid inspiratsiooni, mis see näide oli, et otsid inspiratsiooni, et raamatut kirjutades jääd eluks ajaks oma inspiratsiooni otsima. Et ühel hetkel sa pead maha istuma ja seda kirjutama hakkama, on ju. Et see on nagu kõigega niimoodi ja ongi see, et seal taga on nagu töö ja mina mõtlen alati, et kui ma nagu midagi tahan saada, siis ma pean nagu mõtlema välja mingid sammud, et kuidas siis sinna jõuda ja siis ma hakkan plaane tegema. Ja mul on tavaliselt nagu 5 plaani vähemalt. Kui 1 plaan ei tööta, siis töötab teine plaan. Kui teine plaan ei tööta, siis töötab 3. plaan. Aga need plaanid tulid ka nagu jooksvalt mingi aeg. Et tavaliselt oli mingi 2-3 plaani. Ja kui need asjad ei juhtu nii, siis oli jube nõme. Ja eriti nagu muutus see kõik siis, kui me tulime Austraaliasse. Sest siin ei saa ikka üldse kontrollida, mis toimub ja mis ei toimu ja sa ei kontrolli mitte midagi. Kohe, kui nagu sa teed mingi plaani, läheb kõik vastupidi. Ja sul tulevad mingid uued mõtted, mille peale sa ei ole tulnudki. Ja mingid sellised asjad. Ja siin ma ütlen, et nagu Austraalias ma arvan 2 aastat ma õppisin lahti laskma sellest, et selle vooluga kaasa minna. Et ma ei saa teha plaane kõige osas. Ma võin plaane teha, aga ma pean olema paindlik ja pärast mitte nutma selle pärast, et minu plaan ei läinud ellu, vaid tegelikult oli mingi muu plaan ja tuleb alati nagu parem plaan, kui ma üldse oleks arvanud. Kõlas loogiliselt või läksin liiga? Kõlas. Okei. Kõlas. Väga. Ei lähe plaanipäraselt kõik elus. Sinu kord? Minu kord... No ma panen siia nagu enda mõtte, aga nagu pooleldi on nagu sinu mõte ka. Me siis varastame üksteise mõtteid ja lisame asju. Ma panen siis siukse mõtte, et sul võiks olla plaan. Et minu üks lemmik nagu siuke ütlus on see, et Võrust Tallinnasse minna ilma kaardita on üpris keeruline. Mida? Milleta? Ilma kaardita. Et selles mõttes, et võiks olla kaart, et siis tead, kuhu minna ja kuidas minna. Et muidu lihtsalt tiirad seal metsade vahel ringi ja ei jõuagi kunagi Tallinnasse. Aga nagu sinu pointile lisaks, et see isegi see, et sul kaart on, ei tähenda see, et sa lähed nüüd kõige otsemat teed pidi Tallinnasse. Võib-olla lähed korra Pärnusse, siis korra Viljandisse, siis korra Tartusse, siis tagasi Viljandisse, Pärnusse. Kunagi võib-olla jõuad. Ja võib-olla poolel teel üldse sul sihtkoht muutub, on ju. Aga ikkagi, et mingi plaan võiks olla, sest ma tunnen, ja see on siuke 2 otsaga asi, et ma tunnen, et 20. alguses ei olnudki plaani. Aga samas ma tunnen, et mingi plaan võiks olla. Et see plaan ei pea 100% täide minema ja see plaan ei pea, aga mingisugune, mul on siuke tunne, et muidu eksleb niisama nagu ringi ratast elus. Et mingisugune plaan võiks olla, on minu soovitus. Et lihtsalt kas või sul ei pea olema mingi, et nagu ma ei tea, mingid eneseabi podcast, nüüd võtad paberi välja ja iga hommik kirjutad 3 mõtet lahti. Ja võiks kirjutada tegelikult. No võiks, aga 20-aastane Hans ütleb, et sa oled idioot. Ma ei viitsi. Ma ei viitsi sükest asja teha. Lihtsalt kas või korra aastas mõelda läbi, mis on minu jaoks tähtis elus. Yeah. Et nagu, kui sa ei mõtesta seda lahti endale, siis võib-olla teedki asju, mis ei vii sind, mitte, et kõik, et ma tahtsin öelda, et muidu teed asju, mis ei vii sind
oma sihile, et mitte see, et nüüd peab kõigepealt sihid olema, oi nüüd ma investeerin ja ma käin trennis. Ei, mitte siuke crap, vaata. ei, see on ülioluline ka ju, või mis mõttes crap. Jah, no see on ka oluline, aga see ei ole jälle nagu... See ei ole see, mis sa mõtled praegu. Jah, mu point ei ole see, et sa pead olema nüüd, et kui sa oled 20 ja sa ei mõtle juba sellele, kuidas ma investeerin ja et ma oleksin fit ja et ma sööksin nagu mingi, ei, mitte see, nagu lihtsalt, et mis muudab mind elus õnnelikuks? Õnnelikkuse plaan, väike lihtsalt. See plaan võib olla, et ma tahan käia aastas 3 korda reisil või see plaan võib olla, et ma tahangi käia 5 korda nädalas trennis, ma tahan mängida hästi palju korvpalli ja kuuski. Lihtsalt mõelda mingisugune plaan korra aastas ja see, et järgmine aasta, kui sa oled 21, su plaan muutub, suva, sobib. Ma just tahtsin seda lisada siia. Aga lihtsalt, et sul oleks mingisugune plaan ja võib-olla plaan on ka... Plaan on võib-olla halb sõna. Et mingisugune eesmärk, ja eesmärk on ka halb sõna, aga lihtsalt mingisugune teadmine, mida ma tahan. Ja jällegi ma nagu hästi nagu saan sellest mõttest aru. Ma olen sellega nõus, aga samas 20-aastane ei pea teadma, mida ta tahab. Sellepärast, et ma arvan, et 20-aastane enamasti ei saagi teada, mida ta tahab ja et nagu 20-aastane peabki lihtsalt käima ja nagu, et ma mõnikord mõtlen sellele, kui vabastav tundub elada või olla lihtsalt nii, et nagu sa eladki päev korraga. Pole õrna aimugi, mida ma teen 2 päeva pärast. Nagu sükest asja ei ole olemas enam. Aga 20-aastaselt, mina 20-aastaselt kindlalt, ma ei teadnud, mis ma ülehomme teen. Et mul ei olnud mingisuguseid plaane ja visioone ja see kõik on nagu hästi tore, hästi hea mõte, aga mulle tundub, et praegu hästi palju nagu survestatakse just noori, see on, me oleme nii teadlikuks kõik läinud kogu selle enesearmastuse ja investeerimise ja säästa raha ja tee neid asju, siis ongi see, et kui sa nagu 20-aastaselt juba oled see viieline, teed kõiki neid, et millal sa siis elad, nagu millal sa teed mingeid suvalisi asju niimoodi, et sa ei mõtle homsele või ülehomsele päevale. Aga ma arvan, et 20-aastane teeb niikuinii neid asju, vahet ei ole, kas tal on plaan või ei ole. Ei, no jah, et sealt on jälle mul tekivad hästi sellised vastuolulised mõtted selles osas, et see mingi mõte võiks olla, et mis ma tahan, mis mulle meeldib, korraks aastas korra maha istuda, mõelda, aga ma arvan, et 20-aastane ei pea teadma, mis teda õnnelikuks teeb. Et ma arvan, et see on jälle hästi suur surve, kus inimesed on mingi 25, 23 on ja, või 27 või vahet pole kui vana ja see on mingi issand, aga ma ei tea, mida ma tahaks juba miljonär olla ja ma ei tea, ma pole elus mitte kuhugi jõudnud, see on hästi suur teema. Ja nagu noortel ja üldse see ongi see surve, et tegelikult need miljonärid on 50-aastased on ja, et need, kes on miljonärid seal 20-ndates, nad on suures vähemuses. Nagu ma ütlesin, erandeid on igas asjas, mida me räägime, et siis tegelikult need 20-aastased, miljonärid ikkagi on vanemas eas, mitte vanemas eas, aga nad ei ole 20-aastased üldiselt, on ju, protsendiliselt, kui mõelda sellele. Et siis ongi see, et inimesed avastavad 40-selt esimest korda elus, oh my god, see on see, mida ma tahan teha, vaata. Et sa ei pea teadma ja ma mõtlen, et kas või see mõte, et okei, et pannagi see kirja, et okei, ma tahan, nagu sa ütlesid, käia trennis või ma ei tea, teha mingit sükest asja, on ju. Et tegelikult sa ei pea ka iga aasta mõtlema, et okei, et nagu ma lubasin endale, et ma teen seda, sa võid iga kuu ümber mõelda. Nagu 20-aastaselt lihtsalt käi, tee proovi erinevaid asju, täiesti suva, vaata. Et ja tegelikult ma arvan, et seda sa võid teha ka 30-aastaselt ja sa võid teha seda ka 40-aastaselt, et lõppkokkuvõttes neid vanuselisi piiranguid ei ole, et vaata kunagi toodi hästi palju näiteks seda, et hästi palju räägiti sellest, et 20-ndates pane hullu, käi tee, pane pidu, tee neid asju, mida iganes on ja, et siis sul ei ole kohustusi, 30-ndates on sul kohustus, et siis hakkab elu mingi ta. Ei, see ei pea üldse nii olema, see võib olla vastupidi ka, et nagu ma võin 30-ndates ka käia, panna pidu ja elada elu, vaata, et nagu mul ei pea 30-ndates siis tulema kohustused või ma võin võtta 20-ndates need kohustused või mis inimesed nende kohustuste all mõtlevad, on lapsed ja ma ei tea, kodulaen või mingid sellised asjad, siis nagu jällegi mina arvan, et vahet ei ole, mis vanus sellel on. Aga lihtsalt võib-olla jah,
nii-öelda nendes ajakendes, ma ei tea, ma arvan, et seal on hästi palju seda ühiskonna survet ikka, aga ma arvan, et ajaakende mõttes ikkagi jah, võib-olla 30-selt sa äkki päris nii palju, nagu mõtled rohkem sellele, mis sa ülehomme teed, No, kui arvatavasti küll, jah. 20-ndates. Jah. Mhm. Nii, mis ma ütlen? Ma ei tea, mis sa ütled. No seda on nii mõttetu öelda, aga ma ütlen ikka. Jah, et meil ei pea olema, kõik ei pea olema ka. 5 on ju, ja, või mida? Ei, et ei pea olema pikad, ma võib öelda lihtsalt. Ei, ja, aga mul ju on mingid mõtted nendega. Ja. Ma lihtsalt ütlen, et mõttetu öelda, sellepärast, et see on asi, mida liierdatakse kogu aeg, aga sa ei pea kõigile meeldima. Mhm. Sa ei pea kõigile meeldima, sa ei meeldi mitte Sa kellelegi. ei meeldi mitte kellelegi, kuula nüüd seda. Sa ei meeldi mitte kellelegi. Sa ei pea kõigile meeldima, sa ei meeldi kõigile ja sa ei hakka mitte kunagi kõigile meeldima. Just. Alati on neid inimesi, kellega sa ei sobi kokku ja ja siit on nagu juba see mõte näiteks, mis mulle jälle väga meeldib. On see, et kui inimesed ei suuda aksepteerida seda, et nad kõigile ei meeldi, siis kas sulle meeldivad kõik inimesed? Ei, nagu Jah. kindlasti on see vastus ei. Sulle ei meeldi paljud inimesed ja jälle, teine mõte, ütlen kiirelt ära, pärast läheb meelest ära. Sõprusringkond. 20-ndates üks, hilisemas heas hoopis teine. Need väärtused on väga-väga erinevad. Et 20-ndates on see, need pildid ja asjad ka, kus 20-ndates on sul seal, ma ei tea, hunnik 50 inimest, majapeod, värgid, särgid ja saad 30 või pluss seal on ja siis istud seal kolmekesi oma sõbrannadega. Et see on, võime sellest pärast rääkida, sest see tuleb niikuinii siin varsti sisse võib-olla. Et ma ju väga valin, mis inimesed mul ümber ringi on, kellega ma tahan suhelda, kellega mul on huvitavad vestlused, kellega ma jagan oma aega. Et võib-olla jah, 20-ndates sa nii palju sellele ei mõtle ja sind nagu nii palju ei huvita, sest nagu, ma ei tea, töö või ma isegi ei tea. 20 siis chillid ringi, vaata. Yeah. Vähemalt mina chillisin nagu 20-ndate alguses. Et siis, jah, ei pea kõigile meeldima, ei meeldigi kõigile, ei hakka kunagi meeldima ja ükskõik, mis sa teed, ma arvan. Teed kõik endale. Teed kõik endale. Ei, ma mõtlen, Su ees on vastused. Mis see? Ines. Ma mingi, mida sa ajad? Kõik, Sa ees mu mõtte sassinud. Teed kõik Mis ma endale. ütlesin? Sa ütlesid, et kõik, mis sa teed. Et kõik, mis sa teed, ei nagu, et need inimesed, kellele sa ei meeldi, kes sind ikkagi nagu, ma ei tea, mingil põhjusel sa nendega kokku puutud, nad näevad sind, kas või kui sa oledki sotsiaalmeedias või nendes mingisugustes asjades, siis ükskõik kui õigesti sa asju teed. Sa ei meeldi neile niikuinii ja need leiavad alati midagi, mis on mingi, mulle ei meeldi see ja sa ütlesid niimoodi ja vaata. Yeah. Et nende inimestega ei ole vaja suhelda. Just, nii on. Ma olen nõus. Aga nüüd ma ei teagi, mida ma ise ütlen. Ma ütlesin sinu oma ära. Ei öelnud, ma midagi sellist ei mõelnud. Aga mul on üks, mis on siuke väga lihtne. No. Reisi rohkem. Jaa. Et nagu reaalselt, eriti nagu Euroopas, nagu paja punt kokku, mingi nädalavahetuseks Lätti, kaugel see Läti ikka on, autoga sõidad 30 eurot kütust, mina ei tea, et nagu Lendad nädalavahetuseks Taani. Jah, et lihtsalt rohkem reisida, et ja ma tean, et tihtipeale on see, et kui sa oled noorem, siis on vähem raha ka, et see vana hea, mis see kolmnurk on, et energia, raha ja tervis, et noorena energiat ja tervist on, raha ei ole, on ju, siis jõuad, aeg on kolmas. Raha, energia, aeg. Noorena on aega ja energiat. Siis kui oled keskeas, siis on raha ja on aeg, siis on... Tead, las ta jääda. Lähme edasi. Okei. Teate küll seda näidet, on ju? Nii nagu Brenda tavaliselt näidet. Teate küll seda näidet. Nii et jah, et lihtsalt reisida rohkem. Minu arust see on kõige parem viis, kuidas emotsionaalselt ka kasvada minu arvates. Näha erinevad kultuuriruume, näha erinevad kohti, mõista, mida teised inimesed teevad maailmas.
nii jah, et kui vähegi võimalik, alati jah, pigem ma just mõtlen see 20-aastasel võib-olla ei ole nagu rahakott väga palju ei luba, on ju, et siis see ei tähendagi, et sa pead reisima nüüd 6 korra, on ju, et võib-olla jah, samas jah, inimestele meeldivad paketireisid ka, võib seda ka teha, aga ma just mõtlen, et võib-olla nagu just nagu minnagi mitte puhkama Egiptusesse, vaid nagu reisima, et puhkamine ja reisimine 2 väga erinevat asja. Just. Jah, nõus. Minul on siis veel üks mõte ja siis ma arvan, et mulle aitab sellepärast, et ja siis Brendal aitab, sest me jäämegi muidu nagu mõtlema. On Megamixi reeglid. Jah, andke teada, kuidas teile Megamixi episood meeldib, aga teeme tulevikus veel. Mis ma tahtsin öelda? Sul on üks veel. Jah, ära võrdle ennast teistega ja see on asi, mis mulle päriselt on kohale nüüd jõudnud. Ma võiks öelda, et mõned aastad mul nagu me kõik teame ju seda jälle leerdatakse ette ja taha, on ju, aga ma arvan, et jah, et mingil hetkel ma kuidagi nagu sain aru sellest, mõtlesin sellele rohkem, siis nüüd ma reaalselt, see on mul nüüd päriselt kohal. Ma olen päriselt siin kohal, kus ma ei võrdle ennast teiste inimestega. Ma saan sellest aru, et ma ei saa ennast võrrelda teiste inimestega. Ei emotsionaalselt, ei, ma ei tea, vaatad mingid nagu kehalises mõttes, mitte midagi. Et trenni näide. Vaatad, teised teevad trenni, näevad siuksed välja, ma teen trenni, mina ei näe siuke välja, aga mul on me 2 inimest võime teha täpselt sama toitumist, täpselt sama trenni, võime täpselt sama asju teha. Me ei hakka kunagi ühtemoodi välja nägema puhtalt keha proportsiooni ja see, milline keha ehitus meil on. Et mõnel inimesel on kõhulihased, mõnel inimesel ei ole kõhulihased, ei tulegi kunagi välja. Mõnel inimesel on, ma ei tea, pirnifiguur, mõnel on, ma ei tea, ristküliku figuur ja mõnel on õunafiguur, sõltub kus, mis, kellel on lihtsalt puhas näide kehalises mõttes, et mitte kunagi ei saa ennast võrrelda teiste inimestega, just kõige lihtsam näide, aga ma mõtlen ka nagu ongi, kus keegi teine jõudnud on või mingid sellised asjad, et sa võid ju vaadata, inspireeruda ja mõelda, et üliäge, et sa tahad ka, aga nagu ka pigem nagu võrreldakse ennast negatiivses mõtmes teistega. Ja just see, et tema on sinna jõudnud ja mina ei ole ja mis ma nagu teen ja mingi vaata või mingid sellised asjad, siis võrdlemine on ülihea asi, aga nagu võrrelda saad sa ikkagi iseennast iseendaga. Jah. Et kui ma võrdlen ennast, tahan võrrelda nagu oma, ma ei tea, vaimset tervist on ja, et kus ma olen täna, ma ei tea, oma mõtete või vaimse tervise osas, siis ma võin mõelda niimoodi, et kus ma olin aasta aega tagasi on ja, et teha siis nagu mingid selliseid asju või milline, ma ei tea, kui tugev ma olin aasta aega tagasi ja kui tugev ma olen täna, et kas ma olen nagu füüsiliselt midagi saavutanud on ja, või näiteks praeguse aasta meil on hästi fookuses, meil eelmised mingid aastad oli mul hästi suur enesearengu teema, enesearmastuse teema, kõik ühesõnaga, sai neid õpikuid ja asju väga palju loetud, siis nagu fookus läks hästi palju Soulhele ja seal ka ikkagi äri või ettevõtluse nagu kommuunidesse kuulun mingitesse kommuunidesse nii-öelda, et siis seal ka hästi palju mindsetist ja asjadest räägitakse, siis ma tunnen, et nagu see aasta on nüüd esimest korda hästi suures fookuses ja nii-öelda number 1 prioriteet on ikkagi minu füüsiline tervis ja seda mitte selles võtmes, et olla pitspeenikene või midagi sellist, vaid et kuidas päriselt olla tugeva kehaga, et ma 70-selt reisin mööda maailma ringi, 80-selt reisin mööda maailma ringi niimoodi, et reisingi kuskil mägedes, matkan ringi, et nagu, et ma mõtlen rohkem sellele, et mida ma saan täna teha selleks, et ma oleksin 80-aastaselt seal, et mul oleks tugev keha ja see tugev keha ei ole see, et see on hoopis teistmoodi ja ma esimest korda elus õpin, või selles mõttes toitumised ja mingid siuksed asjad veel, aga ma ütleks jah, et praegu ma hästi palju teadvustame kogu seda toitumise teemat ja trenni teemat ja üritame neid kuidagi kokku viia rohkem kui kunagi varem, ehk siis ma võin öelda praegu, et ma olen võrreldes iseennast siis eelmise aastaga või võtame kas või pool aastat, siis see, kui tubli ma olen olnud,
et ma võin ennast kiita, aga ma ei saa võrrelda sellega näiteks, et inimesed, kes on treenerid ja Mhm. eluaeg tegelenud toitumiste ja mingi selliste asjadega, et ma ei saa ju võrrelda ennast nendega, Mhm. et nemad on kogu aeg teadnud ja issand, mina olen ikka nii loll, et mina ei teadnud, et ma oleksin võinud niimoodi ja niimoodi mingeid asju teha, et ma ei tea, selles õlis supilusika täis oliiviõlis on, ma ei tea, mitu kalorit ja noh, mida iganes, mingid siuksed suvalised asjad. Et siis jah, et ma saan võrrelda ju iseendaga seda. Mhm, Et ma olen absoluutselt. targem täna, kui ma olin Jah. 6 kuud Nii tagasi. et ma, jah, Täpselt. asi on edasi arenenud, on ju. Jah. Absoluutselt, ma olen nõus sellega, et noh. Ja no võib ka juhtuda seda, et avastad, et aga ma olin 2 aastat tagasi palju paremas kohas vaimselt, kui ma olen täna. Mhm. Et siis sa tead, et okei, aga mis ma siis tegin 2 aastat tagasi, ma hakkan tegema neid samu asju, on ju, et ennast aidata selles, et see ei pea alati olema see, et issand, kui tubli ma olen olnud ja mis ma nüüd olen nagu parem inimene, kui ma olin, ma ei tea, pool aastat tagasi mingite asjadega või mingite teemadega, aga need samad võrdlused iseendaga, et nagu need asjad võivad ju toimuda, noh, mis on hetkel rohkem aktuaalne, vaata. Just. Nii on, nii et absoluutselt nagu inglise keeles öeldakse, et comparison is a thief of joy, et võrdlus on rõõmuvaras, nii et tuleb ainult vaadata enda teekonda ja las need teised, jah, elus on nii palju erinevaid faktoreid, nii et jah, on raske ennast teistega võrrelda ja ei tohikski. Ma panen ühe väikse veel lõpu siia, pärli, No pane. ühe pärli. Sinu töö ei ole see, kes sa oled. Väga hea. Aga, Mina sain aru. aga mitte selles mõttes, nagu sina seda mõtled. Et minu point ei ole see, et Ära defineeri ennast läbi ära töö. defineeri ennast Ameti. läbi töö ja et kui sa oled koristaja, siis sa oled kuidagi kehvem kui see inimene, kes on, ma ei tea, kuskil mingi advokaat, see ei ole mu point. Minu point on see, et ma ise ka ma tunnen, et ma tegin seda, et Eestis põhimõtteliselt täiskasvanud inimesega enne, kui ma kolisin Austraaliasse, ma töötasin 5 aastat põhimõtteliselt ja 4-5 aastat ja ma põhimõtteliselt tegin terve aeg, no mingil määral erinev, aga enam-vähem sama tööd. Mul oleks meeldinud, kui ma oleks rohkem erinevaid tööd teinud. Oota, mis sa ütlesid kõige alguses? Ei mäleta, aga a la, et mulle tundub, et inimesed lähevad võib-olla mingi karjääri või mingisse sektorisse ja siis ma olengi, ma ei tea, teenindussektori inimene või lähed ehitusse tööle, mina olengi ehitussektori inimene, Ja nüüd ma nagu, ja jah. siis sa võib-olla panedki ennast sinna 25 aastaks ja siis 55 aastal tuleb mingi, mulle tegelikult ehitus üldse ei meeldi. Aga lihtsalt, ma ei tea, noorena läksin ja siis kuidagi jäin sinna, et nagu, et see on arvatavasti jälle see esimese punkti juurde tagasi, et vahet ei ole, et raske on ju minna uude sektorisse või uude töökohta, raske on isegi sinna kandideerida, sellepärast, et pärast teen lolliks ennast on ju seal, aga mina soovitan, et on nagu maailmas on nii palju veidraid asju, mis töösid on ja asju ja nii palju lahedaid ja teistsuguseid asju, et jah, lihtsalt mina noorena, kuigi noh, selles mõttes, et ma olen endiselt üpris noor ja ma usun, et ma olen päris palju erinevaid töid ja asju teinud, siis, ja see meeldib mulle, et ja ma olen suhteliselt kindel, et võib-olla järgmine töö, mis ma teen, et ma ei ole, et ma olen kindel, et ma ei ole kindel, mis ma järgmiseks asjaks teen. Kui ma peaksin palgatööd tegema, siis ma ei tea 100%, mis see on. Ja minu arust see on lahe ja minu arust see kasvatab mind kui inimest väga palju, sest ma olen töötanud väga palju erinevates sektorites ja mõistan erinevaid sektoreid hästi. Nii et jah, lihtsalt, et see on see, mis ma ütleks 20-aastasele Hansule. See on päris hea mõte. Mulle meeldib. Sest nagu see on sama, kui me ütleme, et reisimisega vaata sa nagu õpid erinevaid nagu kultuure tundma ja noh, et see õpetab sind ja kuidagi hästi palju, silmaring avarneb hästi palju ja noh, kõik see tolereerimine ja kõik need asjad, et siis tegelikult ju tööalaselt, noh, ma arvan, et ta võib võrdusmärgi võib tegelikult sinna tõmmata, et noh, siin ka Austraalias on ju, et ma poleks elu sees arvan, ma töötan veinitehases,
puuvillatehases, ma ei tea, maisiliinil on ju, või nagu kõik need tööd, mis me tegime ja see tundus kõik nagu hästi mõttetu, et nagu see oli lihtsalt vaja ära teha ja me tegime seda nagu mingitel põhjustel, aga tegelikult naljakas, sest mõnikord nagu midagi läheb elus sul mingi täiesti suvalisel lambi hetkel vaja, siis on mingi, aga see käib nii ja siis sa tegelikult ise ei saa arugi, kus kohast see tuleb ja siis, kus sa saad aru, et ma ei tea, teine inimene kõrvalt ei tea ja siis on mingi, kus sa selle peale tulid, siis on mingi, aga et umbes loogiline on ju, aga tegelikult see tuleb sellest, et sa, ma ei tea, töötasid veinikas ja oskad nagu mingi. Mul oli mingi asi, ma ei mäleta, mis see oli, ma tahtsin seda näidet tuua praegu. Kuidagi oli, et ma toon selle näite, aga mul ei tule meelde, mis näide see oli. Et see oli mingi asi, mida oli vaja kodus või kuskil teha. Ja see oli hästi loogiline asi, aga tegelikult see ei olnud loogiline asi. Aga see tuli sellepärast, et mingi veidrate masinate ja voolikutega veinikas kokku puutunud on ju, et sa tead ju, kuidas seal mingid süsteemid käivad. Või kas või nagu, ma ei teagi, kleepsumasin on ju, nagu mingi kleepsumasin, et kuidas kleepsumasin korda teha. Ma oskan kleepsumasinat korda teha, nagu suvaline kleepsumasin, mis arvatavasti on enamikes siin, need töötavad suures pildis samamoodi. Et nagu arvatavasti mul lähe seda vaja, aga ühel hetkel, kui kuskil on mingi värk, keegi ei oska ja ma järsku olen seal, ma oskaks selle kleepsumasina suure tõenäosusega korda teha ja mitte sellepärast, et ma hullult tean nüüd nagu kõiki vigasid ja asju, mis selle error võib tulla, vaid sellepärast, et ma olen töötanud mingi aasta otsa iga päev seal kleepsumasina juures ja teinud seda niimoodi korda, et ma ei tea ise ka, mis sellel viga on, aga see tuleb korda teha ja ma tean nagu mingeid nüansse seal, mida ma ei tea, vaadata või millega nagu jamada, ma ei oska seda kuidagi lahti seletada. Ja jällegi, täiesti suvaline näide, aga kunagi ei tea neid, võib vaja minna mingites asjades, siis sa mõtled, mille jaoks mul vaja mingi kleepsumasina või mingi voolikud tassid või teed seal vaata. Aga siis üks päev on vaja ja siis sa mingi, ei, see käib niimoodi ja siis ise mõtlen ka, et oota, ma poleks elu sees osa, ma oleks kutsunud mingi tüübi kohale, kes tuleb, teeb selle ära vaata. Et jah, nagu, et ta ikkagi avardab silmaringi nii palju, et see ei ole see, et ma ei tea, kui palju see elus sulle hullult palju juurde annab kindlasti nagu mingil määral, aga just see silmaringi teema, erinevad töökohad, jah, erinevad sektorid nagu paneb sind ju palju laiemalt asjadele mõtlema. Kas see sama, et kuidas see õun poes seisab, on ju, kus sai sinna? Iga inimene mõtleb, et puu otsast on ju. Mina ei mõtle. Nagu kõikide teiste inimeste jaoks tuleb õunat puu otsast, Brenda jaoks tuleb tehasest. Liinilt. Aga ta tuleb liinilt sinna poodi vaata. Just, nii on. Et ei, ta ongi siuke, ta nagu, jah, ta annab, aga samas ongi see, et ma arvan, et kui sa käiksid 10 töökohta läbi, siis ma arvan, et on suurem tõenäoliselt saad oma 11. töökohaga rahul, kui see, kui sul on 2 töökohta kogu elu peale, siis võimalik, et sa teadsidki täpselt, mis sa teha tahtsid ja aga see aga on ka võimalik, et sa lihtsalt oled seal teises töökohas, sest et sul on seal tore ja mugav ja no lõpuks hirmus. Me ei annagi teistele nõu, me anname iseendale 20-aastasele, nii et iseendale oleks selle nõu andnud. Et kui inimene teab 20 aastat, ja selles mõttes ükski karjäär, kui sa teedki 10 aastat ühte karjääri ja oled ülikindel, et 20 aastaselt alustad ja 30-seni, see on kõige ägedam asi, mis sa teinud, et see ei ole halb vaata. Lihtsalt sa ütlesid seda iseendale nii öelda. Just. Aga mina arvan, et Megamixi 30-ndate selleni me ei jõuagi. Ja me juba suht palju puudutasime ka 30-ndates nii-öelda teemasid, nii et tõmba välja telefon, teeme viimase reageerimise ja lõpetame selle episoodi selle. Mõtlesin, et äkki hakkad räppima midagi või nüüd, et Megamixist nii. Kas ma reageerin üle, et keelan oma mehel minu vannituba kasutada? Mu abikaasa 30-aastane mees ja mina 30-aastane naine. Nagu meie. Kolisime hiljuti majja, kus on 2 vannituba, mis sa naerad? 30 nagu meie. Nii, kolisime hiljuti majja, kus on 2 vannituba. Vahemärkus, 2 vannituba. Mulle meeldib, et ma sain 2 vannituba nagu game changer. Vähem kui ühe lause ära rääkida. Nagu 2 vannituba või? On game changer. 2 vannituba ja WC-d. No jah, no mis igan. Vaata, ma ei tea, võib-olla ma olen kuskil, ma ei tea,
Brenda kogu aeg teeb mu üle nalja ka sellega, et nagu minu jaoks, põhimõtteliselt vannituba ja vets, pane võrdusmärk vahele, minu jaoks. Et vahest ma võin öelda, Ma ei saa näiteks aru. ma lähen vetsu, ma ütlen, ma lähen vannituppa. Ei saa sellepärast, et nagu meil on erinevad need nagu erinevates ruumides ka ju. No ma saan aru, aga lihtsalt, kuidas mina olen üles kasvanud, siis minu jaoks on nagu see suht same, vaata. Okei. Et võimalik sellepärast, et kui ma üles kasvasin, ma ei mäleta, olid nad samas toas ja igastahes suht sama. Et nagu, ja nagu praegu ka, näiteks see, mis on nii-öelda meie magamistoa küljes, seal on dušš ja seal on vets, on ju. Jah. Vanni ei olegi, ma ütlen ikka, ma olen vannituppa, on ju. Nii et ma ei tea. Nii, aga siis on meil teine koridoris on meil vets, mis on eraldi ja siis meil on vannituba, kus on dušš ja vann. Ja sa käid seal käsi pesemas näiteks peale vetsu. Jah. Nii et see on vannituba ju. No jah, igastahes, vahet ei ole. Igastahes, vabandust, minu mõte oli see, et 2 vetsutuba on game changer. 99% ajast ei ole seda vaja, aga see on lihtsalt see, kui külalised tulevad, palju meeldivam, kui ise elad, palju meeldivam. Ise Ja lihtsalt, ma ei tea, 99% ajast me Brendaga ei käi kunagi samal ajal vetsus. Tavaliselt välja arvatud siis, kui me podcasti teeme, sest et mulle meeldib, et sa räägid inimestele detailselt, millal me käime vetsus on. Jah, just. Aga see on lihtsalt, see on kuidagi, ma ei tea, see on lihtsalt, see on nii tore asi. Ja no ongi, ja kui tulevad külalised, ega meil on ka niimoodi, et meile tulevad külalised kuuks ajaks näiteks on ju. Et siis nagu 4 jagada ühte eelmises majas meil oli WC ja vannituba koos. Üks. Ja nagu 4 seda jagada mingi, väga kehva ühesõnaga, et nüüd meil on maja peale 2, meil on tegelikult maja peale 4 pesemiskohta ja 2 WC-d. Ehk siis meil on niimoodi, et meie magamistoast, meil on magamistoas see, ma ei tea, magamistoa WC on ju, et magamistoast lähed siuke pikk, ma ei tea, peegliosa on, seal on kõik, ma ei tea. Minge vaadake mingid kolimisvloge, kui tahate. Ma arvan, et seal ei ole. Me ei ole teinud majatuuri. Ei no, aga sealt on näha. Aga tegelikult me võiks teha millalgi majatuuri. Aga ühesõnaga, point on see, et seal on niimoodi, et seal on WC ja seal on 2 duši. Et see on siukene nagu, nendel hotellidel on ka vaata niimoodi, et üleval on need, mis need on, aknad. Hästi valge on sealt, mis iganes. Ja siis on nagu ühel pool on duš, teisel pool on duš. Nii et nagu Hansul on oma duš, mul on oma duš. Seal on 2 duširuumi, 2 dušikohta. Ja siis on meil vannituba, kus kohas meil on dušinurk eraldi ja vann eraldi. Nii et seal saaks ka 2 inimest korraga pesta ennast. Et meil on 4 dušikohta ja siis on meil WC. Imeline. Kõik saavad korraga pessu minna. Jah, väga hea on ju. Aga jah, see 2 WC-d, jah. Kuidagi minu meelest Aussis on see hästi nagu tavaline, et majades on 2 WC-d, kuigi need majad ei ole mingi nii suured. Ei, game changer. Nii, vabandust, segasin vahele. Nii, ühesõnaga. Ma alustan lihtsalt otsast peale. Mu abikaasa ja mina kolisime hiljuti majja, kus on 2 vannituba. Pärast seda, kui olime suurem osa täiskasvanu elust, elanud 1 magamistoa ja 1 vannitoaga korteris. Olin ausalt elevil, sest lõpuks oli mul piisavalt ruumi, et mõlemal oleks oma vannituba. Põhjus, miks ma tahtsin eraldi vannitube, on see, et meil on puhtuse ja organiseerituse osas väga erinevad standardid. Tema istub pikalt potil ja vaatab Instagrami reelse. Nagu, ma pean siia tegema korraks pausi. See on mingi meeste värk. See on meeste värk. Ma olen piisavalt neid riile, sa oled näidanud mulle, et ma olen nõus. See on meeste värk, kui nad lähevad vetsu, nad lähevad sinna telefoniga ja nad on seal tund aega ja nagu see on nii veider, et see on nagu reaalselt, see on nagu üle terve maakera lihtsalt. Et nagu, kui sa tead, et ma ei tea, Hans tuleb töölt koju ja ütleb, et ta läheb vetsu. See on mingi, oota, räägime ruttu selle mingi asja ära, ma olen oodanud teda. Sest ma rohkem ei näe teda järgmised 2 tundi vaata või tund aega. Nii et see on nii veider ja seda enam on väga oluline 2 WC-d. Sellepärast, et nagu jah, tund aega
äkki mul on tund vaja midagi sealt on duši ikka alla üle minna, mis iganes. pingutas. No ja, aga päris kaua, ikkagi suht kaua, nii et see on jah, 2 WC-d oleks väga vaja. Ja võib-olla sulle ka nüüd sellepärast nii väga meeldib see, et sul ei ole enam pinget peal. Jah, Et muidugi nagu, muidu oli mingi, kaua sa oled seal, ma tahan vetsu minna. jah. Mis sa tegid just? See pidi olema koputuse ajal, Aga sa koputasid oma põlve. no ma alguses mõtlesin, ma lähen nagu laua peale, aga siis ma saan aru, et laud on liiga kaugel. Aga seina ei mõelnud või? No kes koputab seina peale? Seina peal koputatakse. Kes see? Ukse peale või nagu... Ma ei tea, vahet ei ole, jätka. Nii, tema istub pikalt potil ja vaatab Instagrami reelse. Vahel unustab vett peale tõmmata, jätab hambapasta kraani kaussi, ei pane vetsupaberit juurde ja nii edasi. Väikesed asjad, aga need ajavad nüüd päriselt hulluks. Mulle meeldib, kui mu vannituba on puhas ja korras, nii et eraldi vannitoad tundus hea kompromissina, et vältida pidevalt tülisid. Väga aus minu meelest. Mõistlik. Mõlemal oma vetsud, oma vannitoad ja nii jäävad kõik tülid olemata. Just, absoluutselt. Nii, tema vannituba on meie magamistoa juures, master bedroom. Ja minu oma on koridori vannituba. Veedame suurema osa ajast elutoas, nii et tehniliselt on minu vannituba lähemal, aga tema vannituba on sõna otseses mõttes ainult umbes 8 lisasammu kaugusel. Probleem on selles, et ta kasutab ikkagi minu vannituba. Kas duši all käimiseks või vetsus käimiseks? Oleme selle pärast mitu korda vaielnud. See on veel eriti veider, et duši all käies, nagu miks seal siis duši all käib? Ma saaks aru, nagu vetsus käib, veel, et nagu saab, jah, et läheb kiire. Oleme selle pärast juba mitu korda vaielnud, sest me juba leppisime kokku, et vannitoad on eraldi. Tema ütleb, et mul on lubatud ka tema vannituba kasutada, aga mina otsustasin seda mitte teha puhtuse probleemide tõttu. Kui ta minu vannituba kasutab, toob ta mõnikord samad harjumused sinna kaasa. Isegi kui ta segadust ei jäta, häirib see mind ikkagi, sest meil on see vestlus juba korduvalt olnud. Iga kord, kui taban ta minu vannituba kasutamast, vaidleme, ta lubab lõpetada ja siis teeb seda lõpuks jälle. Tema arvab, et ma olen ebamõistlik, eriti kuna ta ütleb, et tal on põieprobleemid. Kui tal on vaja minna, siis peab ta kohe minema, ega saa teise vannituppa toani kõndida. Kas ma reageerin üle, kui ütlen, et ootan endiselt, et ta kõnniks need mõned lisasammud ja austaks piiri, millest me juba kokku leppisime? Ei, see easy story selles mõttes, et ei pingut üle nagu see naljakas osa, et ta lubab, et rohkem ei tee. Rohkem ei tee, siis iga kord läheb tema vetsu. Et jah, et nagu... Minu meelest väga aus kompromiss. Jah, et kui on kompromiss ja et nagu... Jah, et noh, ma ei tea, et noh, ma lihtsalt mingi näite või mis ma suudaks tuua on ju, et meil põhimõtteliselt on nagu eraldi autod. On ja ei ole. Sest mul on minu tööauto, millega ma käin tööl, aga samas ma käin ka oma tööautoga, kui ma pean nädala sees lähen poodi, siis ma lähen oma tööautoga. Ja siis on nii-öelda meie auto, mis on põhimõtteliselt nagu sinu auto. Et ma nagu võtaks selle nagu kompromiss, nagu võrdluseks, mitte kompromissiks. Et kui üks inimene on niimoodi, et on igal pool on mingid vanad joogid ja mingid šokolaadipaberid ja siis ütle, et on diil, et üks sõidab ainult ühe autoga, teine sõidab ainult teise autoga, siis see mulle tundub nagu sarnane kompromiss on ju. Et minu arust väga alguses mulle tundus nagu veider, aga selles mõttes inimeste suhted ongi veidrad. Minu jaoks tundub veider, aga samas ma saan, noh, kui see lugu räägi, et see naise point, et nagu neil on nii erinevad... Mis asi tundub sulle veider? Et see, et on sinu vannituba, minu vannituba. See on veider minu arvates. Aga kui 2 inimest mõistavadki mingi asja kasutamist nii erinevalt, siis ma saan aru, miks see kompromiss vaja on. See on minu meelest nii aus kompromiss selles mõttes, et selle asemel, et nagu, jah, selles mõttes mina olen ka alati pigem ikkagi selle puhtuse poolt, on ju, et sellised asjad nagu tuleb enda järel ära koristada ja selles mõttes, et noh, meil ongi kõigil kiire elu, mõnikord ei jõuagi neid tolmurulle kodus taga ajada või mingit sükest asja, aga nagu süke üldine kord, et asjad on oma kohtadel ja mis iganes on ja, et see on nagu väga selline, et noh, ma ei näe,
et saaks olla inimene nagu, et mulle meeldib, kui asjadel on oma koht, et kõige lihtsam on see, et kui sa midagi võtad, sa paned selle sinna samma kohta tagasi ja alati kõigega ei ole nii, aga siis ma ei tea, paari päeva pärast juhtub üks teine koristab ära või nagu paneb need asjad oma kohtadele, aga et ja siis on näiteks nagu teine äärmus, kes lihtsalt nagu ma ei tea, riided ei olegi kapis, kuhi ongi ma ei tea, voodi kõrval on ja, et sul ei olegi riided kapis või kapis on ainult ma ei tea, ükski asi ei ole kuskil. Ma ei tea, ühesõnaga, et tunduvad nagu väga sellised kaks äärmust on ja ka sellel samal näitel, et siis on ka see, et kuidagi peaks see mingi kompromiss olema ja see tähendab, nojah, sest nagu minu jaoks on see, et ikkagi seapesas vaata sa nagu asjad on pillapalla laiali, see võtab energiat nagu mis iganes. Et siis nagu, kuidas sa seal nagu kompromissi teed, vaata, et siis nagu mulle tundub, et mina olen lihtsalt puhtuse poolt ja minu meelest on see, et kui nagu kuidagi kokkuleppeliselt jõuate selleni, et et iga üks nagu, et sul on siis oma kapp ja mul on oma kapp ja mul on ükskõik, kuidas need asjad sinu kapis on, aga ole hea ja hoia nagu põrand puhtana riietest näiteks on ja. Tundub aus kompromiss. Ja et siis sa ei tule ju oma riideid minu kappi panema. Jah, just. Ehk siis selle vetsuga nagu sama näide. Jah, minu arust täiesti aus kompromiss ja et see on nagu siuke väga täiskasvanulik asi on ju, et me näeme neid asju erinevalt. Kumbki isegi ei pea muutma selleks just, midagi, et see ei ole et nagu korista enda järelt. Et ongi nagu lihtne ja minu arust väga siuke täiskasvanulik käitumine, aga siis lihtsalt mõlemad peavad nagu seda täitma ka, nii et ei reageeru, ma isegi ütleks, et ala reageeris natukene, et ma küll ei tea, mis peaks tegema. Ja ma arvan, oleks nagu ongi, nagu kõige suurem probleem oleks see, et nagu korista enda järelt ära vaata ja nagu sa ei saa mingi vetsu lukku, vetsupaber tuleb tagasi panna ja nagu mingid siuksed asjad, aga see ongi tüli, et minu meelest just nagu veel parem lahendus sellele vaata, versus, et ma oleks käinud öelnud seda või nagu mingi, et see ei sobi vaata, aga ei, nagu tee oma vetsus, mis tahad, mis on veel nagu magamistoa juures on ja, nii et justkui nagu parem vets vaata. Ja kui sul on põieprobleemid, siis äkki lähed arsti juurde. Just, õige. Nii et armsad kuulajad, kui teil on põieprobleemid, siis Brenda soovitab arsti juurde minna. Selline oli... see ei ole mingi vabandus vaata. Ei, see ei ole mingi vabandus. Selline oli DJ Brenda Megamix. Andke kommentaarist teada, kas soovite veel DJ Brendat Megamiksima. Miks sa siukse näoga vaatad mind? Ma ei tea. Teate mis vä? Mul tuli üks asi meelde enne kui lõpetame. Ma tahtsin seda episoodi algusesse rääkida. Algusesse ei saa seda kuidagi tõsta vä? Mitmes episood meil on mingi 7, nagu ma tahtsin öelda seda 7, siis kui meil sai 70 täis. Episood 73 on see. Nii. Ütleme nagu 70 on ja. Kõik kujutage nüüd ette, et praegu on episoodi algus ja on episood 70. Kuigi eile läks episood 7, üleeile läks episood 70 juba ülesse, aga lihtsalt kujutame ette. Okei, 73 episood. Oota, Brenda, ma tegin just. Tere tulemast kuulama ja vaata, miks mitte podcasti 70. episoodi. Meil on väga hea meel, et olete siin. Brenda, millest sa täna tahaksid alustada? Ma tahtsin öelda seda, et juba 70 episoodi on tehtud. No tegelikult siis see peaks olema nagu üle 70, 70 on tehtud. Tere tulemast kuulama vaatama 71. episoodi. Brenda. Ühesõnaga, me oleme teinud, mis oli siis 73. episood tegelikult on ja. Me oleme teinud ära 72 episoodi. Meil on täis 2 aastat. Just. Ja rohkemgi veel. Podcasti tegemist ja me just tegime boonusepisoodi, kus me rääkisime podcasti telgitagustest, me vastasime küsimustele, mida meilt küsitud ei ole ja see kõlab hästi naljakalt. Ma tean jah, seepärast ma seda ütlesingi. Vastasime seal näiteks küsimusele, mis on kõige halvem podcasti episood. Aga tegelikult ma ei tulnud siia boonuse promo tegema, vaid ma tahtsin öelda, et 70 episoodi on juba tehtud. Vähem kui 30 on 100-ni minna. Nii et tähendab, et mingisugune 28-27 episoodi veel ja siis ongi paneme pillid kotti ja podcast saabki läbi. 100-ga saab läbi või? Tavaliselt saab. Mis asja? Jah.
ma ei tea, minu meelest ma just mõtlesin sellele üks päev, et tavaliselt saab nagu podcasti episoodid tavaliselt lõppevad enam-vähem siis ära, kui on tehtud mingi natuke üle 100 episoodi või midagi, või siis nad selle lähedal, minu meelest suht paljud panevad nii-öelda pillid kotti, et nüüd nagu on done tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult meil on 70 tehtud. Meil on ainult nagu mulle tundub, et sa räägid väga elevil, ei, nagu ma ei räägi lõpetaks ära. Ma ei räägi. Igaks juhuks ma ütlen kohe ära, me ei lõpeta 100, mulle tundub, et Brenda emotsioon on jumala vale ja inimesed võivad seda väga valesti mõista. Me ei lõpeta 100 episoodi juures ära, miks mitte podcasti. Kes see teab selles mõttes? Okei, aga lihtsalt nagu ma tahtsin seda jagada, et mulle tundub, et tihti on niimoodi, et noh, mis see alguses oli, et vaata väga, ma ei tea, mis see statistika oli, et ma ei tea, 5% podcastidest jõuab mingi 10. episoodini või midagi sellist on ja. Väga väike protsent see oli igal juhul, et siis ma arvan, ma ei tea seda statistikat, aga ma arvan, see on päris suur, kus enamasti jah, on siuke 100 episoodi laias laastus ja siis enam-vähem lõpetatakse ära see pull. Nii et ma just mõtlesin, et issand, et nagu tegelikult ma mõtlesin seda sellena. Et kas need põhimõtteliselt võiksid ollagi nagu need, vaata suhtes öeldakse, mis on see mingi 1, 5, 1, 3, 7, 10 midagi siukest. Et see ongi see, et kes jõuad 10. episoodini, siis on okei mingi aeg, siis jõuad 50-ndani, siis on okei mingi aeg, siis jõuad 100-ni. Ma ei tea, jah. Ja kui 100 teed ära, siis jõuad 700-ni. Jah, mulle tundub küll, et niimoodi on see nagu kuidagi olnud. Ja ma ise hakkasin mõtlema ka, et podcastid, mida mina olen kunagi hakanud kuulama, et millal ma need avastanud olen. Ma olen need alati avastanud tegelikult, nüüd kui me jõudsimegi mingi 60. episoodide juurde, ma olen suht tihti avastanud podcast'e, mida ma täna kuulan, niimoodi, et neil on nagu mingi 60-70 episoodi väljas. Nii et nüüd on alles, kus inimesed hakkavad meid leidma. Ja siis nad umbes mingi 100 peal lõpetavad ära vaata. Ja siis sa oled kuri. Kuri ei ole nagu olnud, aga mingi nojah siis. Nojah siis, jälle. Aga meie teeme vähemalt 1000, nii et... nii et jah, ma tahtsin seda mõtet jagada, et mulle tundub, et niimoodi on olnud. Ja noh, meil on tegelikult, ütleme, meil on siis 90 koos juba boonusepisoodidega. Nii et võt, aga me lubame, et me ära ei lõpeta. Ja veel üks asi. Me lähme puhkusele. Me lähme puhkusele. Me ei ole seda rääkinud, aga järgmine nädal on 100% veel episood. Ja arvatavasti ülejärgmine nädal on ka veel. Võib-olla. Oleneb kuidas jookseb. Aga põhimõtteliselt tuleb juulikuus, me lähme puhkama. Ja juulikuus tuleb boonusepisood välja. Boonusepisood tuleb alati. Ja siis me arvatavasti oleme siuke 4-5 nädalat ära. Just. Ja see on tegelikult, kes meid algusest peale on kuulanud, teavad, et see tegelikult on alati niimoodi olnud meil. Et me oleme alati juulikuus puhkamas käinud ja muidugi, nagu me ütlesime, boonusepisood 12 kuud, anname episoodi alati välja. Alati. Nii et juulikuus siis kuulake, ma ei tea, vanu osi. Osasid on kõvasti juba. Jah, mingi kuulake boonust. Tegelikult boonuses on nii palju osasid, et võite 3 tükki päevas, võite 3 tükki nädalas kuulata, kui tahate. Et lihtsalt, et meil läheb 4-5 nädalane auk sisse. Kui mõtlete, et tahate kuulata, midagi pole kuulata, meie ei anna episoode välja ja ma tean, et väga paljud need podcastid tegelikult lähevad suvepuhkusele. Eestis ka väga paljud, siis boonusepisoode on 17, 16... Nüüd 17 tuleb juulis. Ja siis juulis tuleks 18 välja juba. Nii et 18 episoodi tahate juulikuus kuulata, kui tahate. Just. Nii et pange hullu, me lähme puhkame, puhake ise ka. Või me veel kuule, Eestis on suvi, muidugi kõik puhkavad. Eestis on suvi, kõik puhkavad ja paljud Austraaliast on ka läinud Eesti suveks. Nii et ei, nautige. Aga see vist, mul on tunne, et tuleb järgmine nädal veel ja siis äkki ülejärgmine nädal ka. Aga eks teate küll, et kus saab kõige uuemat ja värskemat infot ikka, miks mitte Austraalia Instagrami ja TikToki kontol. Vaadake vlooge, kindlasti teeme reisil teile kõvasti erinevat vlogisisu. Meil siin enne reisi, arvatavasti kui see episood välja tuleb, siis me sellest küll podcastis ei rääkinud, aga ma usun, et on juba üks crazy autoseikluse vlog on välja tulnud. See on väga crazy. Nii et minge vaadake seda YouTube'ist. See on nagu filmi vaatamine. Ja lisaks ongi see, et me siin viimased ajad on siuke väike aja maha võtmisaeg olnud,
et siis meil ei ole tulnud vlooge nii palju välja, siis kui me lähme podcast'iga puhkusele, siis vloog hakkab tulema lademetes. Nii et siis kindlasti minge YouTube ja vaadake vlooge. Just. Ja muidu, olge mõnusad, näeme juba järgmisel nädalal ja tšauki tšau. Tšau!